Aastaid oli Saddam Hussein kõige võimsam mees Iraagis. Tema valitsus kontrollis sõjaväge, julgeolekujõude ja peaaegu kõiki olulisi riigiosi. Oma valitsuse vastased laskis ta vangistada, piinata või tappa. Kui Saddam muutus võimsamaks, kasvas ka tema vanim poeg Uday Hussein. Kuna ta oli Iraagi juhi poeg, kasvas Uday Hussein üles võimu ja erilise kohtlemise keskel. Uday Hussein saab suure võimu spordis, meedias, äris ja mõnedes relvastatud rühmades. Paljud endised ametnikud ja sportlased on samuti öelnud, et Uday Hussein kasutas seda võimu teiste inimeste hirmutamiseks, vigastamiseks ja kuritarvitamiseks. Aga kuidas ta selliseks sai? Selle mõistmiseks peame kõigepealt tagasi vaatama, kuidas ta üles kasvas ja millises perekonnas ta üles kasvas. Uday Saddam Hussein sündis Bagdadis 1964 aastal. Pa on Saddami vanim laps. Sel ajal ei olnud Saddam veel president. Ta oli tol ajal alles aktiivne Baathi partei liige, poliitiline partei, mis soovis tugevdada araabia natsionalismi ja kontrollida Iraagi valitsust. 1964 aastal vangistati Saddam tema tegevuse eest Baathi partei liikmena. Ta põgenes vanglast 1966 aastal. Pärast seda jätkas ta oma rühmituse võitlust võimu nimel. Iraagis, samal ajal kui Uday kasvas Bagdadis, saabus suur muutus 1968 aastal. Riigipöörde käigus kukutas Baathi partei endise valitsuse ja võttis Iraagis võimu üle. Ahmed Hassan al-Bakrist sai president, samal ajal kui Saddam Husseinist sai kiiresti üks uue valitsuse kõige mõjukamaid inimesi. Saddam Hussein aitas luua range turvasüsteemi, et jälgida sõjaväge, valitsuse ametnikke ja isegi tavalisi kodanikke. Selle tõttu muutus Husseini perekonna elu järsult. Uday polnud enam lihtsalt ühe poliitilise aktivisti poeg. Nüüd oli ta mehe poeg, kes oli valitsuse kõige kõrgemal positsioonil. Kui Saddam tõusis ametiredelil, suurenesid ka tema perekonna raha, turvalisus ja erikohtlemine. Ja just siin nägi Uday oma isa võimu. Saddami valitsuses ei piisanud ainult kõrgest positsioonist. Saddam pidi kindlustama, et ükski ametnik, ükski sõjaväeülem ega Baathi partei liige ei oleks piisavalt tugev, et teda ohustada. Seetõttu laiendas ta järk-järgult oma kontrolli julgeolekujõudude ja poliitilise partei üle. 1979 aastaks oli kõrgeim võim täielikult Saddami käes. President Ahmed Hassan al-Bakr astus ametist tagasi ja Saddamist sai Iraagi president 1979 aasta juulis. Vaid mõni päev pärast presidendiks saamist näitas Saddam kohe, kuidas ta kavatseb võimalike vastastega omaenda parteis toime tulla. Ta kutsus Bagdadis kokku suure Baathi partei juhtide koosoleku. Ametnike eest teatas valitsus, et on avastatud vandenõu uue presidendi vastu. Seejärel nimetati ükshaaval partei liikmete nimed, keda süüdistati reetmises. Iga nime mainimisel kästi neil püsti tõusta ja nad viidi koosolekusaalist välja. 68 Baathi partei liiget süüdistati, arreteeriti ja 22 mõisteti surma, vastavalt paljudele ajaloolistele allikatele. Mõned parteisse jäänud liikmed kaasati ise karistuse täideviimisse oma endiste kaaslaste vastu. Sõnum oli siin selge. Isegi kui inimene oli kõrgel positsioonil ja olnud Baathi partei liige pikka aega, võis ta ikkagi kaduda, kui teda peeti Saddami võimule ohuks. Ja samal ajal, kui see kõik toimus, oli Uday alles teismeline. Uday kasvas üles perekonnas, kus poliitiline võim oli otseselt seotud hirmu ja jõuga. Ta nägi, kuidas tema isa kaitses oma võimu julgeolekujõudude ja ränkade karistustega kahtlustatavate vaenlaste vastu. Temaga koos kasvas üles ka tema noorem vend Qusay Hussein. Mõlemast vennast sai nende isa valitsuses mõjukas isik, kuid vanemaks saades kujunes neil väga erinev maine. Qusay oli vaiksem ja keskendus rohkem julgeolekule ning valitsusaparaadi tegevusele. Uday seevastu sai tuntuks oma impulsiivsuse, julmuse ja kalduvusega kasutada võimu isiklike soovide täitmiseks. Ja siin ongi järgmised sündmused. Kui Uday võim kasvas, sai ka üha selgemaks, et tema viis seda kasutada oli väga erinev. Paljusid lugusid tema noorusest on tänapäeval raske täielikult kinnitada, aga paljudest lugudest on selge, et oli sageli vägivaldne ja kuritarvitas teisi inimesi ning peaaegu keegi ei takistanud teda.
1984 aastal anti Udaile suur vastutus Iraagi spordivaldkonnas. Ta sai Iraagi olümpiakomitee juhiks ja omas suurt mõju ka riigi jalgpallis. Tavapärases süsteemis aitab olümpiakomitee sportlaste treeningu, võistluste ja arengu korraldamisel. Kuid Udai juhtimisel sai sellest ka tema 5 sportlasi kontrollida ja hirmutada. Välismaal viibinud endiste Iraagi sportlaste ja ametnike sõnul pandi sportlasi vanglasse, peksti või karistati, kui nende sooritus ei olnud hea. Mõned jalgpallurid on samuti öelnud, et nad kogesid ränka vägivalda pärast olulise mängu kaotamist. Probleem ei olnud lihtsalt tavaline viha kaotuse pärast. Udai jaoks oli Iraagi meeskonna esitus seotud valitsuse nime ja mainega. Seetõttu, kui sportlane ebaõnnestub, võib ta seda võtta isikliku häbina. On ka endisi sportlasi, kes on öelnud, et olümpiakomitee peakorteri sees või selle lähedal on kinnipidamisala, kuhu mõned sportlased viiakse karistamiseks. Need lood tulid välja paljude erinevate tunnistuste kaudu pärast seda, kui sportlased ja ametnikud olid Iraagist lahkunud. Kui Udai kontroll spordi üle kasvas ka tema ees valitseva eliidi seas hirm. Kuid saabus sündmus, mida isegi Saddam ei saanud enam lihtsalt eirata. 1988. Aasta oktoobris osales Udai ühel koosviibimisel, kus viibis ka Kamel Hana Gijeo, Saddam Husseini lähedane abiline ja toidumaitseja. Udai ja Kamel Hana läksid tülli. Udai ründas Kamel Hanat ja viimane suri saadud vigastustesse. Paljud inimesed teadsid juhtunust, seega ei saanud seda lihtsalt varjata. Seekord arreteeriti Udai ja Saddam käskis oma pojal kohtuasjaga silmitsi seista. Kuid karistus ei kestnud ka kaua. Hiljem sai Udai oma endise positsiooni tagasi ja ta sai taas osa oma perekonna võimusüsteemist. See sündmus oli oluline, sest isegi kui Saddam teadis, et Udai on probleem, ei võtnud ta ikkagi oma pojalt täielikult võimu ära. Ja samal ajal, kui Udai elu jätkus presidendi pojana, oli tema kohta veel üks lugu, mis hiljem sai kogu maailmas kuulsaks. Üks endine Iraagi sõdur nimega Latif Yahia väitis, et teda sunniti saama Udai teisikuks. Teisik on inimene, keda tehakse kuulsa või võimsa inimese sarnaseks. Tema on see, kes esineb avalikkuse ees või läheb ohtlikesse kohtadesse päris inimese asemel. Latif Yahia sõnul olid tema ja Udai juba noorena teineteisega sarnased. Latif Yahia ütles, et 1980-ndate lõpus, kui ta teenis Iraagi sõjaväes Iraani-Iraagi sõja ajal, kutsuti ta Bagdadi. Siin öeldi talle, et Udai Hussein tahab teda kasutada enda asemel mõnel avalikul esinemisel. Latif Yahia jutustuse kohaselt keeldus ta alguses. Ta ütles, et teda vangistati ja ähvardati, kuni ta lõpuks nõustus rolli vastu võtma. Latif Yahia rääkis ka, et tema välimust muudeti mõnes osas ning teda treeniti jäljendama Udai Husseini käitumist, kõnemaneeri, riietust ja kõnnakut. Kuid enamik sellest loost pärineb otse Latif Yahialt endalt. On mõned ajakirjanikud ja endised Iraagi ametnikud, kes ütlevad, et nad ei suuda kinnitada, kas ta tõesti oli Udai Husseini teisik. Seetõttu on Latif Yahia loo osad, mille kohta ei saa kindlalt öelda, et need tõesti juhtusid. Latif Yahia sõnul kasutas Udai teda avalikel üritustel, poliitilistel kogunemistel ja sõjaväelistel esinemistel, kus Udai võis olla ohus. Ta ütles ka, et sai mitu korda vigastada, sest inimesed arvasid, et ta on tõeline Saddam Husseini poeg. Latif Yahia jutustas, et samal ajal, kui tema esines avalikkuse ees, nägi ta ka lähedalt Udai eraelu. Siin nägid oma silmaga presidendi vanima poja arvukaid kuritarvitusi, ähvardusi ja vägivaldset käitumist. Hiljem ütles Latif Yahia, et ta ei suutnud enam sellises olukorras püsida. 1990-ndate alguses põgenes ta Iraagist ja jõudis Euroopasse. Pärast seda rääkis Latif Yahia avalikkusele oma kogemustest, mida ta väidetavalt Udai Husseini teisikuna läbi elas. Kuigi mõningaid osi Latif Yahia loost ei saa kinnitada, on selge, et 1990-ndate alguseks oli Udai Husseinil Iraagis juba suur võim. Tal oli juba omaenda inimesed, äriettevõtted, meedia ja organisatsioonid, mida ta kontrollis. Ja samal ajal, kui Iraak lõrgenes sõja ja sanktsioonide tõttu, kasvas Udai Husseini mõju riigis veelgi. Kui Iraak liikus 1990-ndatesse, kasvas ka Udai Husseini võim. Kuid tema suhted omaenda isaga polnud head. Üks perekonna pingete põhjustest oli Saddam Husseini otsus 1986. aastal võtta teiseks naiseks Samira Shahbandar. Udai oli selle peale vihane, sest ta tundis, et see on solvang tema ema Sajida vastu. Udai süüdistas selles Kamel Hanat, kes oli Saddam Husseini lähedane alluv. Väidetavalt oli just tema see, kes tutvustas Saddamile Samirat. Seetõttu, kui Udai ja Kamel Hana
1988 aastal ühel peol kohtusid, ründas Uday Kamel Hanat ja too suri. See pinge oli osa taustast, mis viis Uday poolt Kamel Hana tapmiseni 1988 aastal. Pärast seda juhtumit pani Saddam Uday vangi ja hiljem saatis ta Genfi, Šveitsi. Ka Uday viibimine seal ei kestnud samuti kaua. Teatete kohaselt saatsid Šveitsi võimud ta riigist välja. Siis tekkis probleem ühe ebaseadusliku tulirelva tõttu. Ta naasis Iraaki enne, kui riigis puhkes järgmine suur kriis. 1990 aasta augustis tungis Iraak kallale väikesele naaberriigile Kuveidile. Selle otsuse taga oli mitu põhjust. Pärast 8 aastat kestnud sõda Iraaniga oli Iraagil suur rahaline kohustus. Iraaki ja Kuveidi vahel oli ka vaidlusi nafta tootmise, toornafta hinna ning territoriaalsete küsimuste üle. Saddam uskus, et Kuveidi kontrollimine aitaks lahendada Iraagi süvenevaid probleeme. Kuid juhtus vastupidine. ÜRO mõistis invasiooni kohe hukka ja nõudis Iraagi vägede tagasitõmbumist. Kui Saddam keeldus, kehtestas ÜRO Iraagi vastu ulatuslikud majandussanktsioonid. See tähendas, et riigi kaubandust ülejäänud maailmaga piirati rangelt. Samal ajal moodustasid Ameerika Ühendriigid ja paljud liitlasriigid suure rahvusvahelise sõjalise koalitsiooni, et ajada Iraagi väed Kuveidist välja. 1991 aasta jaanuariks alustas koalitsioon ulatuslikku sõjalist operatsiooni Iraagi vastu. Pärast mitmenädalasi õhurünnakuid ja lühikest maapealset pealetungi oli Iraagi armee sunnitud 1991 aasta veebruaris Kuveidist taanduma. See oli suur kaotus Saddamile, kuid ta jäi siiski Iraagi presidendiks ning koos Udayga kuulus ta valitsevasse perekonda, kes sai Kuveidi okupeerimisest kasu. On teateid, et kui Iraak kontrollis Kuveiti, võttis Uday ja tema mehed sealt kalleid autosid ja muud vara. Pärast sõda muutus Uday äris aktiivsemaks, tegeles salakaubaveoga ja muude viisidega raha teenimiseks, samal ajal kui Iraagi majandus kannatas sanktsioonide tõttu. Sanktsioonidel oli tavaliste iraaklaste jaoks suur mõju. Raha väärtus langes, riigil oli raske saada palju impordikaupu ning järgmistel aastatel süvenes puudus toidust, ravimitest ja muudest põhivajadustest. Samal ajal säilis ligipääs rahale ja ressurssidele neil, kes olid valitsevale perekonnale kõige lähemal. Sellel ajal hakkas Uday looma omaenda mõjuvõrgustikku. Ta ei piirdunud enam ainult spordiga, vaid sisenes ka meedia ja ärisse. Tema ajalehest Babel sai suur nimi ning tal oli mõju ka televisioonis ja raadios. Tänu sellele oli tal oma viis avalikkusega suhtlemiseks, oma maine kaitsmiseks ja nende inimeste ründamiseks, keda ta pidas vaenlasteks. Kui Iraagi majandus nõrgenes, oli Udayga vastupidi. Tema kontroll meedia, äri, spordi ja erinevate organisatsioonide üle laienes. Järk-järgult hakkas ta omandama omaenda võimusüsteemi sees, mille tema isa oli loonud. Pärast lahesõda 1991 aastal oli olukord Iraagis segane. Majandus oli nõrk, rahvusvahelised sanktsioonid ranged ning riigisisesed rühmitused mässasid Saddami valitsuse vastu. Lõuna-Iraagis liitusid paljud šiitlikud iraaklased mässuga. Paljud tapeti, arreteeriti või vangistati, kui valitsus mässu maha surus. Sel ajal ilmusid ka tunnistused Uday isiklikust sekkumisest mõnede vangide karistamisse. Mõnede endiste kinnipeetavate ja tunnistajate sõnul käis Uday väidetavalt kinnipidamisasutustes ja kasutas vangide vastu äärmuslikku vägivalda. Iga nende lugude detaili on raske kinnitada, kuid paljud eraldiseisvad raportid kirjeldavad Udayd kui inimest, kes suudab teisi karistust vartmata kahjustada. Kui paljud tavalised iraaklased kannatasid sanktsioonide tõttu, siis Uday elu oli sellele täielik vastand. Ta jätkas luksuslikku elu ja kulutas palju raha autodele, alkoholile, relvadele ja teistele kallitele asjadele. Hiljem, kui Ameerika väed 2003 aastal mõnda tema valdusse sisenesid, nägid nad tema kollektsioonide ulatust ja luksuslikku eluviisi. On ka teateid Uday korraldatud metsikutest pidudest. Ta oli tuntud kui kõva joodik ja kergesti vihastuv inimene. Kuna ta oli presidendi poeg ja teda ümbritsesid relvastatud mehed, kartsid paljud tema ümber olevad inimesed talle vastu hakata. Uday astus samuti ärisse. Teda seostati erinevate ettevõtete ja äriliste tegevustega, alates toidust kuni meelelahutuseni. Kuid mustal turul liikus palju rohkem raha. Rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu oli paljusid tooteid raske seaduslikult sisse või välja viia Iraagist. Tavalise iraaklase jaoks oli see suur probleem, aga nende jaoks, kellel olid sidemed valitseva perekonnaga, oli see võimalus teenida salakaubaveo
ja ebaseadusliku kaubanduse pealt. Udaid seostati nafta, sigarettide, alkoholi ja teiste toodete salakaubaveoga. Samal ajal kui paljud iraaklased vaevlesid esmatarbekaupade ostmisega, oli Udai tuntud oma luksusliku eluviisi poolest. Tal oli oma territooriumil ka eksootilisi loomi. Leitud varad näitasid, kui kaugel oli valitseva perekonna elu paljude tavaliste iraaklaste olukorrast sanktsioonide ajal. 1990-ndatel sai temast Fedain Sadami juht, mis oli paramilitaarne organisatsioon, eraldiseisev tavalisest Iraagi sõjaväest ja tuntud äärmise lojaalsuse poolest Sadami valitsusele. Gruppi kasutati ühe jõuna, mis aitas valitsusel elanikkonda kontrollida ja võidelda režiimi vaenlasteks peetutega. See oli väga karm, sest ta kasutas oma võimu ka kuritarvitamiseks. Paljud iraaklased ja endised režiimi liikmed on samuti andnud tunnistusi tema eraelulise käitumise kohta. Paljud naised on öelnud, et Udai kasutas oma võimu seksuaalseks kuritarvitamiseks. On olemas aruandeid endistelt ametnikelt, tunnistajatelt ja Iraagi pagulastelt, et tema mehed viisid naisi pidudelt ära, hotellidest ja muudest kohtadest ning viisid nad tema valdustesse. Kuna Husseinide perekond kontrollis julgeolekuaparaati, oli ohvritel või nende peredel väga raske avalikult esile astuda. See oli üks peamisi põhjuseid, miks Udaid kardeti. Mitte ainult sellepärast, et ta oli presidendi poeg. Veelgi suurem probleem oli see, et tal oli ligipääs rahale, meediale, turvatöötajatele ja relvastatud meestele, samal ajal kui tõenäosus, et teda karistatakse tavapärase õigussüsteemi poolt, oli väga väike. Aga mida rohkem tema võim kasvas, seda rohkem oli inimesi, kellel oli põhjus tema peale vihane olla. Kui Husseini võim tugevnes, oli veel üks võimas inimene. See oli Hussein Kamel al-Majid. Ragad Husseini, Saddami tütre abikaasa. Hussein Kamel juhtis Iraagi sõjatööstuse komisjoni ja oli oluline isik riigi sõjaliste relvaprogrammide juures, sealhulgas keemia- ja bioloogiliste relvade programmides. Kuna ta oli Saddamile lähedane ja vastutas tundlike sõjaliste programmide eest, oli Hussein Kamel üks tähtsamaid inimesi valitsuses. Kuid 1995. aasta augustis ta lahkus ootamatult Iraagist koos oma venna Saddam Kameliga, põgenedes Jordaaniasse ning nendega olid kaasas ka nende naised, kes mõlemad olid Saddam Husseini tütred. See oli Iraagi valitsuse jaoks suur probleem. Põgenenud ei olnud tavaline ametnik. Hussein Kamel teadis palju saladusi Iraagi sõjaliste programmide kohta. Kui ta oli Jordaanias, rääkis ta ÜRO relvainspektoritega ja andis teavet programmide kohta, mida ÜRO oli juba ammu püüdnud uurida. Tema lahkumine aitas avalikustada rohkem üksikasju Iraagi endise bioloogiliste relvade programmi kohta. Kuid Hussein Kameli plaan saada väljaspool Iraaki uus poliitiline roll ei olnud edukas. Mõne kuu pärast otsustas ta koos oma venna ja perega tagasi pöörduda, kui nad said lubaduse, et neile antakse andeks. 1996. aasta veebruaris naasid nad Iraaki. Hussein Kameli ja Saddam Kameli eraldati esmalt Saddam Husseini tütardest, kes olid nende abikaasad. Vaid mõni päev hiljem tapeti vennad vägivaldses kokkupõrkes omaenda klanniga. Vendade naasmine ja surm näitas taas, kui ohtlik on kuuluda Saddam Husseini lähiringi, kui tema usaldus kaob. Kuid juhtunun oli veel üks oluline mõju Husseinide perekonnas. Kui Udai maine jätkuvalt halvenes, anti Qusayle üha rohkem tõsiseid vastutusi. Qusay ei olnud nii häälekas kui tema vanem vend. Teda lähti meedias harvemini, kuid ta oli palju lähedasem Iraagi kõige olulisematele julgeoleku ja sõjalistele institutsioonidele. Vaid mõne kuu pärast oli Udai ise see, kes oli elu kaotamise äärel. 1996. aasta. Detsembris rünnati Udaid, kui ta sõitis oma autoga Bagdadis. Teda tulistati mitu korda ja mitu kuuli tabasid teda. Tema vigastused olid rasked, kuid ta jäi ellu. Atentaadikatse jättis talle aga jälje, pikaajalise kõndimisprobleemi ja ta pidi kasutama keppi. See oli Udai jaoks suur muutus. Mees, keda tunti juba ammu kui agressiivset ja domineerivat avaliku elu tegelast, oli nüüd äkitselt füüsiliselt piiratud. Ja samal ajal, kui Udai paranes, tugevnes Qusay positsioon pidevalt. Järk-järgult usaldati Qusay kätte mõned riigi julgeolekusüsteemi kõige olulisemad osad. Tal sai kontrolli Special Security Organization üle ja suure mõjuvõimu vabariiklikus kaardiväes, eliitväes, mis oli oluline Saddam perekonna valitsuse kaitsmisel. Selle tõttu, kui jõudis kätte 2000-ndate algus, üha rohkem vaatlejaid uskus,
et Saddam valmistab Qussaid ette kui võimalikku järglast. Avalikku teadaannet, mis oleks kindlalt öelnud, et just tema saab järgmiseks Saddamiks, ei tehtud, kuid oli selge, et Qussai oli tõelise sõjalise ja julgeolekuvõimu kestmega rohkem seotud kui Uday. Uday ei kaotanud siiski täielikult oma võimu. Tal oli endiselt kontroll suure osa meedia, spordiorganisatsioonide, äride ja Fedayeen Saddam üle. 1999 aastal sai temast ka Iraagi parlamendi liige, kuid olukord oli juba muutunud. Uday oli avalikkusele tuntum, kuid Qussait usaldati rohkem tundlikes ülesannetes, mis olid otseselt seotud Saddami julgeoleku ja valitsuse ellujäämisega. Paljude aastate jooksul näis, et Husseinide perekond suudab võimul püsida hoolimata sanktsioonidest, sisemisest mässust ja rahvusvahelisest survest. Kuid 2003 aastaks saabus nende valitsusele suurim oht. 2003. aasta märtsis Iraagis algas Ühendriikide ja Ühendkuningriigi juhitud sissetung. Üks peamisi põhjuseid, mida Ühendriikide valitsus tõi, oli usk, et Iraagil on endiselt massihävitusrelvi ja et ta ei täida täielikult ÜRO ees oma kohustusi. Pärast sissetungi ei leitud oodatud keemia ega bioloogiliste relvade varusid, nagu enne sõja algust arvati. Iraagi valitsuse organiseeritud vastupanu kukkus kiiresti kokku. Aprilliks olid koalitsioonijõud juba Bagdadis ja Saddam Husseini valitsus kukutati. Äkitselt kadus süsteem, mis oli aastakümneid kaitsnud Udaid ja Qussaid. Kahe Iraagi kõige mõjukama inimese asemel said vendadest tagaotsitavad põgenikud. Nad peitsid end samal ajal, kui Ameerika väed otsisid endise valitsuse kõrgemaid ametnikke. Saddam suutis end jätkuvalt varjata, aga 22. juulil 2003 said Ameerika väed teate, et Uday ja Qussai viibivad ühes majas Mosulis, Põhja-Iraagis. 101. õhudessantiviisi ja teiste Ameerika vägede sõdurid piirasid maja ümber. Nad palusid seesolijatel alla anda, kuid operatsioon lõppes tugeva tulevahetusega. Sees olid Uday, Qussai teismeline poeg Mustafa ja üks ihukaitsja. Lahing kestis mitu tundi. Ameerika väed kasutasid raskemaid relvi, et sisse tungida kindlustatud majja. Operatsiooni lõppedes olid kõik 4 seesolijat surnud. Ameerika Ühendriikide sõjavägi kinnitas hiljem, et tapetute hulgas olid Uday ja Qusai Hussein. Uday Hussein oli vaid 39-aastane. Uday Husseini elu ei olnud ainult lugu ühest vägivaldsest võimuka pojast. See näitas ka seda, mis võib juhtuda, kui inimene kasvab üles süsteemis, kus võimul pole peaaegu mingeid tõelisi piire. Pikka aega kaitses Udaid tema isa nimi, julgeolekujõud, raha ja tema ümber olevate inimeste hirm. Tema toime pandud kuritarvitustest on palju teatatud, kuid harva pidi ta silmitsi seisma tavalise õigusemõistmise protsessiga. Kuid Uday võim sõltus ka ühest asjast, tema isa valitsuse jätkuvast püsimisest. Kui Saddami valitsus 2003. aastal kukkus, kadus ka süsteem, mis andis Udaile kaitset ja võimu. Ja vaid mõne kuu pärast lõppes Mosulis ühes majas selle mehe elu, keda paljud Iraagis kunagi kartsid.